Meil tuli mõte korraldada ühine õppus sellest, et tegelikult vajadus on selle järgi kasvanud. Tallinnasse näiteks on palju selliseid hooneid ehitatud, mille kaakende pesu saab teha ainult väljaspoolt. Ja see tähendab seda, et siis vaja oleks tagada see, et need inimesed, kes seal töötavad, et kui nendega midagi peaks juhtuma, et siis päästjad suudavad nad sealt ära päästa. Ja kuna SkyProfil on see kompetents olemas, kuidas siis kõrgustest inimesi päästa, siis koos Päästeametiga tekkis plaan, et oleks hea, kui me teeksime ühisõppuse. Tänane päeva emotsioon, et esmane emotsioon oli see, et sai koos SkyProfiga harjutada ja pole seda õppust varem teinud, et linnas ja nii kõrgel klaashoonel, et meie ikkagi harjutused on Türisalu pank ja on olemas Lasnamäe komando torn, mis ei ole nii kõrged. Et pigem kõrgus ja koostöös teiste inimestega on see, mis oli täna paras õppus meile. Sellise situatsiooni stsenaariumi loomise mõte oli selline, et kui aknapesi all võib tekkida mingisugune vigastus või ta mingil põhjusel kukub üle ääre, kas on tuul või näiteks mõned trossid annavad otsad ja ta korv vajub viltu, et siis ta jääb sinna üle korvi rippuma. Ja nüüd ongi siis küsimus, et mis siis edasi. Et see on, selliseid asju on maailmas ja ka isegi Eestis juhtunud, et korvid on katki läinud ja on külili kukkunud. Ehk siis see tundus kõige elulähedasem situatsioon, mis võiks juhtuda. Meil SkyProfis on väga vähe seda, kus ole situatsioone, kus üldse inimest nagu päästma peab. Ehk siis reaalselt tegelikult peabki igat tööd tehes ette valmistama ja tegema päästeplaani ja mõtlema läbi, et üldse seda juhtuda ei saaks. Üldiselt ma ei oska täpselt öelda, palju Päästeametil need situatsioone on, aga nii palju, kui ma kõrvalt olen kuulnud, siis kuskil seal Keilas või pankade peal on kord aastas vaja ikkagi inimesi ära tuua. Nöörid tuleb tegeleda, nädalas ikka paar korda tuleb kindlasti tegeleda nööridega. Nöörides on kõige tähtsamad sõlmed. Sõlmed, kontroll, varustus ja turvalisus on kõige tähtsam. Ja need käivad käsi käes, sellest hiilida kõrvale ei saa. Kui sellest kõrvaliilid, siis ei ole mõtet selle asjaga tegeleda.